tere, armas! Mina olen Triinu ja mina olen jälle siin YouTube'i kanalil ja ma olen väga tänulik, kui sa oled minu leidnud. Äkki see kõnetab sind ja äkki see aitab ka sind edasi. Sest et ma teen seda ainult tänu iseenda elule, sest et minu elu viis mind väga suurte kannatusse ja ma ei saanud aru, miks see nii on ja mitte ükski arst ei saanud aru. Ja see tähendas seda, et ma pidin sukelduma täielikult teisele tasandile, vaimsusesse ja hakata vaatama, mis on need juurpõhjused. Kuna mina ei soovinud ühtegi tabletti, siis ma olin nagu see inimene, kelle sisemine tarkus oli tegelikult juba nii avatud, et ma tegelikult nagu tundsin selle kohe ära. Sest et kui me surume oma tundeid alla, võtame tablette, siis me lihtsalt ei jõua oma hingeni. Ja see tähendab ka seda, et me ei saa oma hingeenergiat muuta, me ei oska seda, sellepärast et me surume tunded alla ja me ei tegele sellega tundega, mis meie sees tekitab ärevust. Ja siis see keha tegelikult hakkab karjuma seestpoolt. Nii et varem või hiljem, kes selles mõttes ärkavad, siis on see ülihea, kui sa seda juba tead. Ehk siis ärevus on üks märk sellest, kus sinu keha annab märku, et tema sees on midagi, mis vajab kuulmist, lahendamist, ümberprogrammeerimist. Ja see on parim asi, mis sul saab täna olla, kui sul on ärevus. See on juba halb asi, kui ta läheb üle depressiooni, siis see näitab seda, et sa ei ole veel ärganud. Sa oled veel ikka nendes mängudes, kus sa ei pane tähelegi, et sinu sees on need mustrid ja sa eirad neid. Sa lähed lihtsalt tööle, sa teed oma tööd, aga sa ei kuule ise ennast ja sinu keha hakkab karjuma järjest rohkem ja rohkem. Ja kui sa ei kuule ise ennast, siis võib juhtuda see koht, et sul võivad olla mingi moment juba hästi tugev tinnitus ja see viib sinna kohta, kus siis sa vajad kuuldeaparaati, sellepärast et sa ei kuule ise ennast, ainult iseennast. Ja kõik see mäng siin maa peal ongi sellepärast, et sa jõuaksid iseendani. Ehk siis, kui sa nagu kogu aeg lükkad ennast eemale, siis sa tegelikult ju kõik sinu valu jääb tervendamata ja sinu haigused kogu aeg süvenevad. Kogu aeg. Aga tegelikult on vaja just vaadata, miks sul on ärevust, miks sul on kõrge vererõhk, miks sul on valud kehas. See ei ole ju normaalne. Meil ei peaks täna valutama mitte midagi. Ja täna ma olen selles kohas. Ma olen täna selles kohas, kus ma olen rahul, ma olen rahus, ma olen terve, mul ei ole ärevust, mul ei ole depressiooni, aga ometigi need olid. Nii et sellepärast on mul ülihea sulle jagada just neid teadmisi, et kui sina oled täna selles kohas, kus sa ei saa iseendaga hakkama. Sa ei saa iseendaga hakkama, sa ei saa kuskil käidud, sa ei saa lavale minna, sa ei saa mitte midagi. Sa muidugi võid mõelda, ma ei tahagi, on ju. Aga tegelikult hinges on ikkagi see, miks küll mina selline olen, mis minul küll viga on. Ja ma võin sulle öelda, et sul ei ole tegelikult viga mitte midagi. Sa oled tervendaja energiaga inimene. Sul on nii palju andeid, aga sa ei ole teadlik olnud. Sinu teadvuse tasand on olnud kõige madalamal tasandil, ellujäämistasandil. Ja ellujäämistasand tähendab seda, et inimene läheb hommikul tööle, õhtul tuleb, ta on väsinud, ta on kurnatud ja tema väärtus on alla surutud. Tema sisemine päike ei sära. Ja see ongi see koht, kus sina saad aru, kus sina soovid muutust endale. Soovid muutust ja just selles osas, et olla autentne, mina ise ja mitte enam tõestada nagu inimestele, iseendale,
kes sa oled, kes sa pead olema, vaid hakkaksid liikuma omaenda väärtusesse, omaenda jumalikkusesse ja sa saaksid teada, mis kõik võimalik veel on, mis kõik võimalik veel on. Ja kõik sõltub sellest, mida sinu alateadvuse programmid on. Kui sa oled väga nagu selles kohas, kus sul eluenergiat ei ole, siis sul on vaja aru saada, et sa oled alla surutud inimene. Ja alla surutud inimene ei näe enda väärtust. Aga kui sa saad nüüd aru, ma ei soovi enam selles kohas olla, siis usu mind, ka sina saad siia kohta, kus mina olen. See kõik on võimalik. Ma olen need koodid kõik lahti häkkinud ja just sellepärast, et ka teised saaksid olla terved ja õnnelikud. Mitte keegi ei peaks olema seal kannatuses. Mitte keegi. Kui sina võtad vastutuse iseenda elu eest iseenda kätte ja saad aru, et sa ei soovi enam sellist elu, sa soovid päriselt elada, sa soovid päriselt särada siin maa peal, sa soovid päriselt olla oma potentsiaalis, siis tea, et see on võimalik. See on võimalik. See on kõigile võimalik, kui sa seda valid. Nii et mina olen täna olemas inimestele, kes soovivad avartuda, kes soovivad välja tulla hirmudest, sest hirm on illusioon. Aga hirm on väga tugev illusioon. Tal on nii tugev energia, et inimesed jätavad oma elud elamata selle pärast. Kui sa oled ärganud hing, siis sa saad aru, et sa ei soovi enam seda kohta oma elus. Mina tegin selle otsuse 10 aastat tagasi, sest ma ei soovinud enam voodis olla. Ma soovisin laval olla ja see lava on mul olemas. Ma olen igapäevaselt laval. Oma elu laval. Iga päev. Minu postitusi näevad täna paljud, väga paljud. Ja see on väga hea, sest siis nad saavad aru, mis on võimalik. Ellujäämisest tulla ära omaenda väärtusesse. Omaenda väärtusesse ja näha, kes mina olen ja miks ma siin olen. Tänase laivi mõte ongi see pool, et võtta vastutus iseenda elu eest iseenda kätte. Mitte keegi ei aita sind mitte kunagi, kui sina esimest sammu ei tee. Isegi looja ei saa sind aidata, kui sina ei võta seda vastutust iseenda kätte. Ja kui sa soovid teada, mis kõik võimalik on ja sa võid olla täna võib-olla tervises sellises, et sa oled täiesti läbi põlenud, siis ära heida meelt, vaid tea, et kõik lahendused on olemas. Sul on olemas uus uks. Sul on olemas. Mina leidsin selle ukse ja avan seda ka järgmistele. Mitte keegi ei pea enam seal olema ukse taga. Kõik saavad minna edasi järgmisest uksest. Töö, mille sa oled kaotanud, võib olla sinu uus uks. Igatahes, kui sa otsid lahendusi, siis kirjuta mulle julgelt, sest mul on täna juba erinevaid seansse tehtud, salvestatud, sest ma olen oma teed kogu aeg trackinud, pannud kirja, millised uskumustes inimesed elavad. Olen teinud sellest just paar päeva tagasi oli nagu jagasin oma lugu just sellepärast, et sa saaksid teada, mis on võimalik. Sul on võimalik olla terve, andekas, rõõmus, ilus, tark inimene. See on võimalik. Mina olen Triinu ja olen täna teadvusavardaja just kõigile nendele, kes otsivad oma teed. Imelist päeva!